klaaskausti, et siis sellest oli kõik nagu minu see suhkes masinat ei ole, aga seal nad nägid, et siis oli kõik need meeled haaratud, et hästi põnev oli nende jaoks. Ja kokkuvõtteks tegin jällegi selle pildi joonistamise ja nüüd mõni kirjutas sinna ka juurde, et me olime ka ju osavamad. Et siin on nüüd näha siis, et mis meeldis lastele, mis siis meelde jäi, et hästi palju ütlesid, et kõik teemad meeldisid, pildi peal on põnevus õppimisel, sest see äratab nagu lastel huvi rohkem selle asja vastu ja muutis tunnid huvitavamaks. Siis meile meeldis õpetada seda, selles suhtes, et see oli ka meile põnevam tegevus juba, et ei pea ju alati õpetama antikud, õpetame ikka ainet ja materjali, mis meil on. Siis uued avastused ja teadmised lastel. Kindlasti nad need said, sest meil midagi ka kindlasti oli, sest nad oskasid ju midagi juba enne öelda. Seda ma tean, mis seal on, aga kindlasti tuli ka uusi. Huvitav sõnaali viskoosne, mis nad siis said teada, et see oli nende jaoks uus. Nad seda sõna keerutasid seal suud igatpidi, aga täitsa hästi enne oskasid järgmine kord ka öelda. Siis võimalus kogeda eduelamust ongi see, et me ei suru nagu lapse vastuseid alla ega me ei ütle, et see on vale, ütlemegi, et kõik on õige, mis nad ütlevad ja kiidame ka takka ja siis natukene võib-olla, kui on tarvis suunata midagi, aga üldiselt ega sealt väga valesid järeldusi ei tulnudki. Ja õpihimu säilib. Siis loomulikult valukohad ka, aga sellest nüüd ka samamoodi räägin siia, eks mulle tuleb veel samamoodi sealt oma esituses välja, et 100 korda, aga kordamine on tarku teema, olgu peale. Et loomulikult ettevalmistus ja koristus aega nõudeb, nagu juba eelnevalt räägiti, ja seda enam, et siis üksinda viisid seda tundi läbi. Aga mina selle pesemise koha pealt ütlen küll, et mina lasin küll lastel ära pesta. Kes peseb selle topsi, kes kuivatab, toovad mulle ära, et tegelikult nad said sellega päris hästi hakkama. Et ei olnud see nii keeruline midagi. Muidugi mõned kilekotid purunesid ja topsid purunesid vahed, aga see kuuluvad välja. See pealkiri on siis Pöörased teadlased Mart Reiniku koolist. Ja mina olen Meeli Läänemets. Angela Männis, mina olen Erika Kärner. Ma tahaksin selle pealkirjaga öelda seda, et kui Kairi kirjutas, et see avastusõppe kogemuspäev tuleb siis siin Toomemäel, siis ma mõtlesin, et see on ideaalne koht meile, sellepärast, et ühel pool mäge on siis hullteadlane ja siinpool mäge on pöörased teadlased, et see on siis täiesti super koht, et see pealkiri oli meil täpselt nii juba enne selle raha muutust. Ja algusest ei olnud, aga tegelikult on siin laste pisikeste laste sündimisega seotud maja nüüd meie pisikene avastusõppe järjest kasvab, et see on siis meile kõige sobilikum koht. Ja see pealkiri on ka tegelikult laste enda suhtes tulnud, et nad ennast nimetasid ise pöörased teadlased. Kõik lastega seoses. Ja aga tegelikult me siis räägime avastusõppe teemast muutused, rakendamisest teises klassis ja selle teema muutuste käigus, siis see annab siis õpilastele võimalus uurida nende igapäeva elu mõjutavaid muutusi. Ja selle avastusõppe teema muutuste käigus siis lapsed uurivad siis tahkeid aineid, vedelaid aineid ja gaasilisi aineid ja siis nendega toimuvad muutusi ja siis nad saavad uurida siis vee külmumist, sulamist ja aurustamist ja kondenseerumist ja kõiki niisuguseid protsesse, mis on tegelikult igapäeva elus neil toimuvad iga päev ja nad ei ole selle peale niimoodi mõelnud, nagu nüüd, kui me seda teemat siis hakkasime käsitlema. Ja selle siis muutuste teema eesmärk ongi siis, et õpilased laiendavad oma arusaamu praktiliste kogemuste kaudu tahketest, vedelikest ja gaasilistest ainetest ning nendega toimuvatest muutustest. Et meie muutuste teemal on tahketeks aineteks on siis jääd, siis on tablett, siis on sool, suhkur ja siis oli meil see sooda. Ja vedelikeks ja kruus. Ja vedelateks aineteks, millega on siis tegelemas vesi ja äädikas. Gaasiline aine on siis kui õhku vesi aust. Nii, ja see muutuste teema siis sisaldab 16 õppetundi. Need on siia kõik välja kenasti toodud.
ja siis nende teemadega saab siis laps hea ülevaate sellest, mis ta ümbruses toimub. Me peame tunnistama tegelikult rõõmuga, et lapsed peavad kui nende teadmisi, mida nad juba teadsid, et üllatavad palju. Aga oleneb muidugi see, et peres siis laps on ikkagi kodust, et kui ema ja isa on tõesti mingid ülikoolis teadurid, siis sealt tuli tõsiselt Tartu vastusega. Aga siiski me nägime, et see üllatas ka neid lapsi, mida kus nemad vanemad kindlasti tegid seda lastega koos ja siis nad küll rääkisid, mis neil siis kodus juhtus ja keegi oli omale mingi lapsi siis kodus sülle kallanud. Nii et koolis seda ei juhtunud. Et see juhin on see märksõna kindlasti, mida me siis välja toome, nagu ka Tartuse kooli tuli, ütleme ka, et lastevanemate positiivne tagasiside ja asjades osalemine. Et kas siis materjalide puhul tihti on kirjutatud, et kas me saame teid veel aidata midagi, kas on midagi paljundada, kas kõik lapsed said omale muutuste päevikud, et on hästi abivalmis ja vabastab, et oleme oma vanematega väga rahul. Loomulikult pakub see meie rutiinsele koolielule vaheldust, et tundimine teistsugune, et liikuda, saad arutleda. Loomulikult me arutame teistest tundidest ka, aga see on selline eriline tund, kus matemaatikas on valesid vastuseid ka aeg-päevalt ikkagi. Ja see ei lähe meil ruumist välja, aga tegelikult tunnistame omale 24 aastat õpetaja olnud. Et ikka lähme niimoodi tundi, et ahah, tean, et seal tuleb see ja too, aga seda tundi see niimoodi annab lastele siis aimu teadusmaailmast, alguses neile seegi rääkimine, et kui me neid muutuste päevikut hakkame täitma, siis me oleme ju teadlased, meil on seljas kitlid, siin lapsevahegrupil olid ka kaitsemütsid peal, et me paneme oma nime kindlasti igale teaduslehele, me paneme kuupäeva, sest me ju avastame midagi, see on nii oluline, et nad hakkasid isegi, ma vaatasin teistel töödel, tunnikontrollidel ja kontrolltöödel ka samamoodi, isegi kehtib kella aja. Juba kõik käib, aga tema tähendab ootas, et kuna nüüd materjali keskusest juba saab asju võtta ja toimetada, et see näitab ka seda, et kui me räägime, et on see koolielus rutiin ja et ära kaob silmadest ära, siis see oli just see tants, miks ta niimoodi targutab vahele, et ei käi. Aga siis ma sain nagu aru, et ta nii hirmsalt tahtis nüüd võtta neid tooksikuid ja asju hakata tegema, et tegelikult oli just positiivne see, et ta nii ütles. Kuidas siis tööl organiseerida, et ütleme, need, kes siis käisid sellel koolitusel, et nemad siis pidid selle kuidagi oma plaani panema ja muidu tunnistust tegi, aga meie juba teadsime. Ta on plaanis. Jah, et on plaanis, siis me algasime juba kevadel arutasime, vaatasime tööplaani, kuidas esimesed mis nad tegid meie seiskond ja otsustasime, et nii kui sügis algab, et me võtame kohe selle teema rakendusse, et